Tere tulemast vaatama Kuu TV oktoobrikuu saadet. Mina olen Hanna-Liisa. Mina olen Jürgen. Heidan pilgu peale, mida huvitavat toimus Koisekuul. Viiendal oktoobril käis meie koolis loengut andmas Kristjan Lepik. Millest majandusekspert aga täpsemalt kõneles, saame kohe teada. Ettevõtlusnädala raames külastas 5. oktoobril meie kooli Arengufondi majandusekspert Kristjan Lepik, kes andis kooli nii 11. kui ka 12. klasside majandusmooduli õpilastele ettevõtjaks olemise loengu. Siis ma vaatan seda, kuidas robotid arenevad praegu. Ja mõne inimese jaoks on jälle ulmefilm, tegelikult see on täiesti reaalsus. Ehk et ma käisin näiteks ühes Philipsi tehases eelmine kevad, kus toodetakse pardleid. Ja nad ütlesid, et me tõime nüüd, muidu kõik tootmine oli Hiinas, see on odav tööjõud. Me tõime kogu tootmise, tõime sinna Hollandisse. Sellepärast, et vaata meie tootmisruumi. Ma vaatasin sinna, üks mees seisis nurgas, ma ei tea, mida ta tegi. Aga siis põhimõtteliselt kõik laserid, kõik asjad töötasid robotite abil. Lisaks ettevõtjaks olemise loengule tõi majandusekspert põnevaid näiteid nii teiste kui ka enda elust. Tegelikult ettevõtlus ongi mõneti selline asi, et sa peaksid leidma majanduses, mis midagi on viltu ja proovida seda paremini. Ja tegelikult mul on eraldi fail, täna ei ole enam faile, on põhimõtteliselt Google Docs, kus mul on eraldi dokument, kus ma panen kirja asju, mida ma kõnni mööda linna ringi näen, et ta valesti. Ja kas te teate, mis need on? Näri idee. Samal päeval tähistati koolis ka õpetajate päeva. Selle sündmuse puhul korraldati aktus ning esines ka külalislektor. 5. oktoobril tähistati Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis õpetajate päeva. Hommikul kell 8, kui enamus õpilasi veel kodus magasid, algas õpetajatel päev aktusega. Kontsertaktusel peeti kõnesid, lauldi ning mängiti pilli. Seda kõike meie oma kooli õpilaste poolt. Lisaks sellele, et hommik algas vägagi musikaalselt, oli õpetajatele külalislektoriks kutsutud Tormi Kevvai, kes andis lõbusa, kuid samas õpetliku komöödiatunni. See ei pea minema selleks loendusse, et kuulata, kuidas seda loetakse ette. Ja mida ma ütlesin Lottemaalde lastele? Õppige koolis, ja nüüd ma ütlen seda õpilastele ja kõikidele tegelikult. Õppige koolis sellepärast, mitte sellepärast, et saada viisi, vaid sellepärast, et saada targaks. Sest mida targemast te koolis saate, seda rohkem te saate elus teha valikuid. Mida rohkem te teete valikuid, seda suurem on tõenäosus, et te leiate selle ühe ja õige. Ja seda üht ja õiget te teete ju südamest. Ja kui te südamega asja teete, teil ei ole eksamgi võimalust. Sel päeval asendasid enamik tunde ka õpilased, kes andsid õpetajatele võimaluse oma päeva nautida. Samuti oli välja vahetatud ka juhtkond. Kuidas on päev möödunud asendusdirektorina? Päev on möödunud väga hästi. Kiire on olnud. Ma pole siiamaani istuma saanud, jalad valutavad. Kohvi on joomata, aga muidu on päris tore olnud. Kas õpilased käivad ikka ilusti tundides? Siiamaani ei ole probleeme olnud. Kas te olete ka mõne käskkirja juba välja andnud? Veel ei ole, aga ma väljastasin parkimistrahve. Kui mitmel õpilasele? Parkimistrahvi sai 25 õpilast. Ma arvan, midagi sinna kanti. Ja kas nad maksavad päris trahvi ka? Ei, nad teevad kükke, kuna meil on spordi nädal, kuu, aasta. Kuidas on päev möödunud teil, õppejuht? Oodatult. Ma ise ka arvasin selline, et tuleb mööda koolimaja ringi joosta ja käia vaadata, kas tunnid toimuvad ilusti ja täpselt nii on ka läinud. Isegi pole istuma saanud väga. Kas mõni õpilane on oma murega ka teie poole pöördunud? No päris murega ei ole, aga neid valemuresid on küll, et kus õpilased kurdavad, et õpetaja pole piisavalt kompetentne. Aga nendega oleme hakkama saanud, nende muredega. Kui gümnaasiumi ära lõpetad, kas plaanid ka ise kooli tööle astuda?
no esmalt ikka lõpetaks gümnaasiumi ära ja siis vaataks edasi, aga võib-olla, ehk. Ja nüüd ka üks küsimus teile mõlemale, et mida te ootate veel tänasest päevast? Koju tahaks saada. Elame 1 tund korraga, ma loodan, et 4. tunni saab rahulikult ära oldud, et muresid ei ole. Aga ilusat päeva jätku! Aitäh! 13. oktoobril külastas meie kooli esmakordselt Eesti Vabariigi peaminister Taavi Rõivas. Milliseid õpetussõnu oli Vabariigi valitsuse juhil jagada gümnasistidele, näeme järgmises videolõigus. 13. oktoobril külastas meie kooli peaminister Taavi Rõivas, kes andis õpilastele kodanikuõpetuse tundi. Härra Taavi Rõivas rääkis gümnasistidele kodanikuks olemisest ja Eesti riigi julgeolekust. Samuti andis ta soovitusi edaspidiseks eluks. Minu soovitus teile, ükskõik kas te hakkate, võib-olla mõni teist hakkab peaministriks, ma väga loodan, et hakkab, eriti ma innustaks tüdrukuid, sellepärast, et siiamaani Eestis 24 aastat me ei ole suutnud enda seast leida naispeaministrit, võimalust on. Siis, et ükskõik mis formaadis Riigikogu liikmena, ettevõtjana, mõnes ettevõttes töötades, õpetaja ametis, kus iganes te lähete, teil igal juhul tuleb ette võimalusi, kus te ka tudengina, kus te istute lauas, seal lauas on teistest riikidest inimesed, kes on teiega mõnes mõttes sarnased, kes näevad täiesti teistsugused välja. Ja suhelge nendega ja looge kontakte ja te ei kujuta ette, kui palju te sellest võite. Lisaks sellele oli õpilastel eelnevalt koostatud rida küsimusi, millele härra peaminister oli lahkel meelel nõus vastama. Küsimusi esitati mitmes valdkonnas, kuid üle ega ümber ei saadud vägagi aktuaalsest pagulaste teemast. Kogu see pagulaste teema tegelikult, ma arvan, see on just oluline teada, et inimesed, kes Eestisse tulevad, ei tule siia lihtsalt sellepärast, et neile on hirmsasti meeldivad, tahaks, et nagu koliks kuhugi, kus on nagu oluliselt külmem ja tahaks hoopis nagu järsku lambist hatu lapsast hakata sööma, et meil seal Süürias ei ole hatu lapsast. Et see ei ole päris liig. See on ikkagi väga tõsine põhjus, et meil on reaalselt sõda. Ja sõjas, see on uskumatu sõda, see on nii nagu Ameerika filmis, et ühel pool on hea, teisel pool on paha. Seal mõtleks, et nagu häid nagu näidata ei olegi. Kooli vahel toimus ülelinnaline haridusfestival. Vaatame, mida toredat korraldas selleks puhuks meie kool. 20. kuni 22. oktoobril toimus Tartus haridusfestival, kus oli kavas üle 130 loengu, töötoa, koolituse ja palju muu huvitava. Mida kujutab ennast haridusfestival? Sellel aastal toimub Tartus esimest korda haridusfestival, mille eesmärk on näidata, mida huvitavat toimub koolides. Alati on räägitud seda, et koolid on väga kinnised asutused, ei ole teada, mis seal toimub, mida oskavad õpetajad teha, mida oskavad õpilased teha. Ja haridusfestivali eesmärk ongi näidata koole, õpetajaid, õpilasi, propageerida haridust ja uut õpikäsitlust. Meie kool pani 20. oktoobril paika kava 20 loenguga ning tegevusi jätkus nii õpilastele kui ka õpetajatele. Eriti põnevaks osutusid aga keemia ja füüsika töötoad. Enne seda, kui meil Kristjan Jaak ei olnud, oli meil keskkonnasuund ja see keskkonnasuund on väga suurte traditsioonidega, mistõttu on meil siin viimase peal laboratoorium, nagu aru saada võite ja võimalusi katseid teha on palju ja me oleme usaldanud isegi mõningaid õpilasi, kes saavad katsetada kõiki neid katseid, mis on internetis leida võimalik ja mida igaüks kodus teha ei saaks, ei oleks lubatud. Hanna-Liisa, kas sina tead, mis vahe on immigrandil ja pagulasel? Jah, tean küll. Immigrant lahkub kodumaalt vabatahtlikult, pagulane aga on sunnitud lahkuma. Just nii. Vaatame, mida arvavad meie kooli noored pagulaste võimalustest Eestis. Täna saame teada, mida arvavad meie kooli õpilased ja õpetajad pagulaste toomisest Eestisse. Mida arvate teie pagulaste toomisest Eestisse? Ma arvan, et pagulaste Eestisse toomine on päris hea mõte, sest nad aitavad teha paljusid erinevaid töid. Minu üldine arvamus on selline, et kui inimesed vajavad tõsiselt abi, siis tuleks neid ka tõsiselt abistada, juhul kui me suudame neid abistada ja saame abistada. Minu arvates on täiesti okei neid Eestisse tuua.
No mis ma ikka arvan, las nad toovad neid. Aga ma arvan, et need, kellel oleks tõsiselt vaja, et peaks ikka Eesti vastu võtma. Mina arvan, et Eesti Vabariik ei peaks pagulasi vastu võtma, sest et ennekõike peaks Eesti valitsus aitama meid peaks eestlasi meid aitama. Minu meelest neid, keda tahavad tuua, on mugavuspagulased. Kui sa oled tõesti sõjapagulane, siis otsid varjupaika oma lähimast riigist, mitte et sa rändad 100 kilomeetreid sinna, kus on hea see abivajate süsteem. Suht ükskõik nendest, nagu kui neil oma riigis ei ole kohta, kus olla, siis las lähevad mujal. Leian, et see on Eesti kultuuriruumi hävitamine. Ma mõistan, et kui esimese ja teise maailmasõja ajal läksid eestlased samuti teistesse riikidesse elama, põgenedes samamoodi nagu väidetavalt nemad praegu põgenevad, siis eestlased on korralik rahvas, me säilitame kultuuriruumi, kuhu me lähme ning me suudame seal korrektselt käituda, erinevalt siis praegusest pagulasolukorrast, kus pagulased tulevad riiki, hakkavad enda kultuuri ja kombeid peale surma. Nad võib siia tuua ja kui neid integreeritakse siia ühiskonda ja paigutatakse igale poole laiali niimoodi, et me ei näe, nii et neid ei ole põhimõtteliselt väga näha ega märgatagi. Täiesti poolt. Minu pärast, kui poliitiline olukord näeb seda ette, siis nad peavad tulema. Kui suur võiks olla teie arvates Eestisse toodavate pagulaste hulk? No arvuliselt ma ei oska sellele küsimusele nüüd küll ausalt öeldes vastata. Aga need arvud on muutuvad selles mõttes, et kui näiteks konkreetselt võetakse vastu teatud hulk inimesi, siis Euroopa Liidu seaduste järgi on neil õigus hiljem oma perekonnad juurde tuua. Nii et kui me võtame näiteks 100 või 1000 inimest, see tähendab seda, et mingil hetkel tõenäoliselt tuleb seda arvu korrutada seal 3, 4, 5 või kui palju. Ma arvan, et alustuseks on täiesti piisav see, mida on Eesti riik plaaninud, aga ma arvan, et aja möödudes võiks seda nagu suurendada. Et me suudame sellega hakkama saada küll. No ma arvan, et nii 300 ringis võiks inimesi alustuseks olla. No alla 4000. Mitte väga palju, aga lihtsalt nagu mõned. Mingi 1000 äkki. Ma täpselt ei oska öelda, aga ma arvan ka sellistes piirides niimoodi, et riik võimaldaks neile piisavalt vahendeid ja et see ei tooks riigile kahjumit. Lähtuvalt sellest, kui palju meil kapatsiteeti on, ehk siis nii palju kui võimalik. Nii palju, et me suudaksime nad kõik siia ära majutada, et samal ajal me ise kõik ka riiki ära mahuks. Kas riik peaks neil abiraha maksma? Ma arvan, et riik peaks neile andma sama palju raha nagu ka Eestis elavatele inimestele. No aga kui inimestel puuduvad igasugused sissetulekud, siis ei ole ju mõtet neid vist siia vastu võtta selleks, et me laseme neil nälga surra. Et mingisugused toetusrahad, abirahad kindlasti peaksid olema. Selles mõttes, et keeleõpetus võiks nüüd küll kohe pihta hakata ja see võiks olla siis riigi kulul, aga edasised niisugused elementaarsed vajadused peaks ikka võimaldama riik, aga mitte mingil juhul ära unustama meie endi inimesi, kes vajavad abi. Seda ma ei arva. Ma arvan, et nad võiksid pigem ise hakkama saada, et kui nad juba tulid võõrasse riiki, et siis teenivad ise oma raha ja kõik selle. Ma arvan, et väga mitte võib-olla alguses, kuid neid tuleks pigem kohe tööle suunata. Absoluutselt. Ma arvan, et peaks küll, jah, sest nad on inimesed, kes ei saa ise hakkama. Sel korral on meie saatekülaliseks Johanna Eendra. Vaatame, mille huvitavaga ta tegeleb. Tere tulemast vaatama rubriiki Meie inimesed. Tänases saates kohtume Johanna Eendraga. Kes on Johanna ja millega ta tegeleb, saame kohe teada. Tere Johanna! Tere! Räägi, millega sa siis üldiselt tegeled? Tegelen laulmisega, ka tantsimisega, aga laulmine on mu
kirg ja sellega ma tegelen kõige rohkem. Ja mis aastaselt sa laulmisega tegelema hakkasid? Miks? Laulmisega ma olen tegelenud tegelikult terve elu, et kui külalised tulid külla, siis ikka toimusid need väiksed kontserdid ja nii, aga võib-olla nagu rohkem hakkasin laulmisega tegelema ja tõsisemalt läksin laulustuudiosse 10-aastaselt umbes. Kas sul on ka mingi muusikaline haridus ka? Olen lõpetanud muusikakooli klaveri erialal. On kitarriga mängib? Pisut, aga pigem see jääb sinna, et akorde oskan. Kuidas sul esinemistega on? Käid tihti esinemas, pakutakse sulle töö või sa ise pakud reklaamida kuidagi? Pakutakse. Nüüd, kui viimasel ajal on hakanud videosid endast üles panema, kus ma laulan, siis on tulnud pakkumisi ja võtan kõik rõõmuga vastu ikka. Et novembris on üks esinemine, detsembris juba üks esinemine, et ikka on. Ikka on? Sa rääkisid videotest, mis videod need on räägimata? Mul on YouTube'is oma channel, kuhu ma siis postitan covereid erinevatest lauludest. Ja teed seda üksi? Jah, hetkel. Ma olen kuulnud ka, et märtsis on sul üks ettevõtmine, millel on tegu? Ma arvan, et sa räägid muusikapäevast, mida ma korraldan praktilise töö raames. Praegu väga palju infot ma ei saa selle kohta anda, aga ma kutsun erinevaid külalisi, muusikaga tegelevaid inimesi, kes räägivad muusikast, erinevatest valdkondadest, et ma arvan, et tuleb tore üritus, aga praegu rohkem ma kahjuks öelda ei saa. Väga tore. Ma ootan huviga, ma usun, et tuleb kindlasti õune. Kas on mingisugune läbiv teema ka või pigem erinevad valdkonnad? Meil selline popmuusika on ilmselt põhiline, aga kindlasti on ka erinevaid muusikaliike. Nii et nagu erinevate liikide austajatel ei tohiks viga hakata? Ma usun küll, jah. See on tore. Aga Johanna, oli tore rääkida ja edu sulle, kordaminekuid ja kõike head. Suur aitäh. Selleks korraks on aga oktoobrikuu saade läbi. Peatse kohtumiseni ja värvilist sügisi jätkub.